Vanade heebrealastega on see lugu, et suur osa nende ajaloost on pärimus. Mis mõttes? No egiptlased panid igasugu asju kirja raidkirjadele papüürusele, neil oli hieroglüüfkiri, eks ole. Ja Mesopotaamias kirjutati savitahvlitele, neil oli kiilkiri. Ja tänu nendele kirjutistele me saame nende tsivilisatsioonide ajalugu uurida. Me saame neid uurida kirjalike ajalooallikate abil. Me saame lugeda, mida nad ise kirjutasid. Aga heebrealased hakkasid alles palju hiljem asju kirja panema. Pikka aega nad ainult jutustasid põlvest põlve ja pidasid meeles seadusi ning neid asju, mis nende rahvaga oli juhtunud. Ehk siis need olid suulised ajalooallikad. Teisisõnu, pärimus. Ja kuna neid lugusid näiteks räägiti nii pikka aega edasi, siis iga korraga räägiti mingeid sündmusi suuremaks ja uhkemaks. Sinna juurde räägiti veel lugusid sellest, mida Jumal Jahve tegi ja nii edasi. Ja lõpptulemusena, kui need 100 aastaid hiljem kirja pandi, olid need juba hoopis teistsugused lood. Sellised müütilised lood, kus oli palju fantastilisi ehk väheusutavaid elemente. No ma toon ühe näite. Heebrealased uskusid, et nad elasid millalgi ammusel ajal Egiptuses orjapõlves. Noh, et heebrealased olid seal orjad. Ja Vaarao oli nende vastu kuri olnud, lasi lausa tappa nende poeglapsed. Ja siis oli üks heebrealane nimega Mooses, kes üks päev jalutas mägedes ja boom, põõsas läks põlema. Ja põõsast kostus juutide Jumala Jahve hääl, et sina, Mooses, pead juudid orjapõlvest välja viima. Noh, ma ütleks, et iga tervemõistuslik inimene üritaks põõsa ära kustutada, et metsatulekahju ei tekiks ja küsiks pärast psühhiaatrilt abi, et ta kuuleb mingeid hääli. Aga noh, Mooses ei teinud seda ja läks hoopis mäest alla ja organiseeris selle, et heebrealased saaksid lahkuda Egiptusest Kaananimaa poole, tagasi oma kodumaale. Ja nad hakkasid minema ja siis Vaarao hakkas neid ikkagi sõjaväega taga ajama. Ja nad jõudsid Punase mere äärde ja heebrealased olid, et oi ei, nad saavad meid kätte. Aga siis Jumal Jahve oli nagu, et pole probleemi. Ja siis Jumal ütles Moosesele, et joo vehi veits oma sauaga ja siis Mooses tegi seda ja meri läks lihtsalt 2 poole laiali. Jah, muidugi, suht realistlik. Ja kuna keskelt oli kuiv, siis heebrealased läksid sealt läbi. Ja siis Vaarao läks oma sõjaväega järgi, aga selle peale Jumal oli nagu, et ei saa. Ja mõlemalt poolt tuli meri tagasi kokku ja Vaarao sõjavägi uppus ära. Heebrealased olid nagu, see läks napilt. Siis Mooses läks ühe mäe otsa ja Jumal andis talle tahvlid. Ei, mitte tahvelarvutid, need olid kivist tahvlid, kus olid kirjas need 10 käsku ehk seadused, mida juudid pidid järgima. Ja siis oleks ju võinud kohe Kaananimaale kohale jõuda ja korras, aga miskipärast nad ekslasid siin Siinai poolsaarel 40 aastat. Ma ei tea, Google Maps ütleb, et tänapäeval kulub selle maa jalgsi kõndimiseks mingi 120 tundi. See on 5 päeva. No okei, paneme ööbimise ja puhkepausid ka sisse, natuke ekslemist ka, no 6 ajaga peaks ikka hakkama saama. Ma ei tea, Mooses oli ikka erakordselt kehv orienteeruja. Aga lõpuks jõudsid nad kohale ja olid õnnelikud, et yes, tegime ära. Ja siis Mooses oli, et yes, tegime ära, okei, ma suren nüüd ära. Selline lugu. Kuidas tundub, kas sellised sündmused toimusidki päriselt või on see lugu välja mõeldes? No tegelikult ilmselt nii ühte kui teist. Paljudel sellistel lugudel on ikkagi mingi tõepõhi all. Näiteks heebrealased jutustasid ka lugu Soodomast ja Gomorrast. Need olid 2 linna, mille elanikud ei täitnud Jumal Jahve seadusi, vaid võtsid elu veidi vabamalt. Ja Jumal sai vihaseks ja karistuseks hävitas need linnad ära niimoodi, et lasi taevast sadada tuld ja väävlit. Nii et need linnad süttisid põlema ja inimesed surid ära. Ja näiteks arheoloogid on leidnud, et pronksi ajal üks linn selles samas piirkonnas häviski tänu sellele, et üks meteoriit plahvatas õhus selle lähedal, nii et kogu linn süttis põlema ja hävis täielikult. Ja võib-olla see sündmus muutuski ajapikku rahvasuus looks Soodomast ja Gomorrast. Me ei tea. Igal juhul need pärimused pandi ühel hetkel kirja. Sellest sai juutide pühakiri ehk püha raamat. Mitmetel usunditel on selline pühakiri, millel põhineb kogu nende usk. Usklike arvates saab sealt siis vastused kõikidele oma küsimustele. Umbes, et kuidas maailm loodi, mis on elu mõte, mida ma tohin teha, mida ma ei tohi teha ja nii edasi. See on natuke nagu riigis on põhiseadus, millel põhineb kõik, mis selles riigis tehakse. Juutide usundit nimetatakse tänapäeval judaismiks ja juutide pühakirja, kus kõik need lood kirjas on, nimetatakse Tanahiks. Aga meie teame seda sama raamatut Vana Testamenti nime all. Nii et lihtsam on meelde jätta, et juutide pühakiri on Vana Testament. Ja Vana Testament on üks osa kristlaste pühakirjast ehk Piiblist.
ja kui on olemas Vana Testament, siis peab ju olema ka Uus Testament. Piibel koosnebki Vanast Testamendist, mis on juutide pühakiri ja boonusena on juures Uus Testament. Kokku saame Piibli. Aga kust see Uus Testament ja kristlus alguse said, sellest tuleb juttu selle õppeaasta lõpupoole.